järgmine Rannamaja osani on meil aega ja siis mõtlesin, mis ma teen selle ajaga kõik, et läheks näiteks loodusesse, et on ju kena vananaiste suvi ja siis olengi siin koos Taaviga, kes on väga hea sõber, kes siis eelmises matka saates olnud ja mõtlesime, võtame temaga kampa ja siis lähmegi praegu Kõrvemaale, mis koht see oligi? Oru, lähme Orusse. Mina ei ole seal kunagi käinud, kas sa oled? Ja lähme sisse viskame silma peale ja Keijo ja Kristo on juba seal, kes läksid juba eile. Ja saamegi nendega varsti kokku ja siis on näha, mis saab edasi. Jo. Me tulime sealt poolt üldse, me tulime jäleda kaudu üldse. Jo, Kirves! Jo, hallo! Jo, puu! Jo, prügikast! Jo, muru! Jo, saabas! Jo, kahvel! Jo, tukk! Jo, pudel! Kristo tool! Ma olen vist nüüd kõigile tere öelnud. Tere tulemast! Kaunis looduses Orus. Oleme Orus. Kompass katki. Umbes 5 kilti matkarada. Laupäev, kell on 12:30. Inimesi on sitaks, parkla oli jõhkralt täis, päris palju autosi oli. Loodame, et väga inimesi näe, tahaks ikkagi lihtsalt nautida vaikust, olla looduses. Ilus ilm on, kõnnime siin laudteede all, tuju on peaaegu hea. No nii, mis seis on? Kuule siin, oleme kuskil omal oma rännakuga jõudnud ja nüüd paus. Kuidas matkarada kulgeb? No, mõnus. Ega te metsas eksinud ei ole? Kuule, seal midagi nagu sahistab. Mis on seal? Ma ei tea. Vaata. Mis on seal? Viska pudeliga. Sa muts! Oi, sipelga pesa. Ühesõnaga, olime siis siin Paukjärve juures, suure hurraaga sai öeldud, et lähme nüüd matkama. Matkasime võib-olla alla kilomeetri ja siis laudtee sai otsa ja ei olnud enam mingit rada. Seiklesime ringi, eksisime peaaegu ära ja leidsime ühise konsensuse, et liikuda tagasi. Ja nüüd liigume siis parkimisalale tagasi ja vaatame välja uue koha. Kus edasi seigenda? Just nõnda, jah. Matkaselid lõpetavad. Ei, see on alles algus. Matkaselid alustavad. Noh, mis kõnnad? Ma siin oma kepikest ilusamaks ja siredaks ja puhtaks ja üks anda mul siin väga vägev asi. Aga kuna loodus andis mulle keppi, siis ma otsustasin, et ma kannan seda nüüd terve matka aja koos Keijo keppidega. Proovisin teda maha jätta, aga ei ole see niisama lihtne, et kui kohe saad, siis peab kinni ka. Minu kepp. Kepid autosse. Siin autopagassis nüüd vähe keppi. Armas korus, kallis korus, kolm seisa aita. Oi, tagant tuleb mingi auto. Ma tean, et enne õhtut ei lähe, aga see koht, kus me mööda sõitsime, see oli jumala timm ju. Ma ise mõtlesin seda, kus mõtlesin seda. Oleks tohtinud ja musta Stigi! Mis see puu sulle tegi? Ise kukk. Mis mõttes? Ega väga midagi.
Kas sa saad? See on mingi känd või? Visata tohibki, et? Millegagi visata. Tavalt või? See on päris hea kotti. Kotti. Put. Oi, praegu on siukse veitsi all juba. Jääd munadest ilma jääd. No tere jälle! Te küsite, miks ma paljas olen oktoobrikuus. Tuli siuke huvitav idee, et läheks ujuma. Jaa, aga iseasi, kas ma julgen nüüd, aga noh, proovime siis. Plus see ka, et oi, saad GoPro'd ära proovida vee alla. Nii külm on. Ma olen sadomasoist. Mulle meeldib reenata. See on Kristo. See on mees, kelle meeldib käia aeg-ajalt looduses natukene puhkamas, et saada linnalärmist eemale. Nagu ta näost on näha, ta on olukorraga rahul, sest mets pakub talle vaikust ja rahu ja armastust ja siin on puhas õhk. Kui hea õhk. Ta on õnnelik. Võib-olla teeb ta ainult mured see, et homme neile tööpäev, et peab minema tagasi. Aga mis siis, võib-olla järgmine nädalavahetus on vaba ja saab tulla jälle loodusesse. Yes, ta mõtleb, et kas minna täna järve ujuma või mitte. Kuigi on ju oktoobrikuu, vesi võib olla külm. Aga mis siis, hing laulab sees, tore on ju olla loodusega koos, ühes käes, käsi käes. Sest loodus on alati sinu sõber, kes ei reeda sind kunagi. Läheb nagu aina joodavamaks ka. Nüüd rohkem purjustada, kõik asjad läheb aina joodavamaks. Sa tahad lõpuks kõik asjad ära juua. Ja kõik juoksigi ära. Keijo, räägi, mis sa jood? Jalaviina. Mut hyvää viinaa tää on. Otatako tämä on se kunnolla keitto? Ei, meillä on huomenna molemmilla työpäivä. Mä olisin, että se on murtunut jopa. Kuulekin verran. Kuu on siuke tore joomismäng, et peeda ennast pudeliga metsa ära, teised peavad sind leidma lihtsalt. Niikaua kuni sina jood ja uhhuutad, teised otsivad sind. Uhhuu-mäng on see, et me peame jooma ühte halba jooki.
samal ajal kui teised otsivad üksteist. Tundub loogiline. laulamine väga maitseb. Ma ise näen, et see mäng on selline, et sa võtad selle joogi, sa kaod metsa, võtad lonksu ja jääd kadunuks. Kus Taavi on? Aga ma ei tea, kus ta on. Kui ta just ei ütle. Jalaviin on kadunud. Jalaviin on kadunud, Taavi on kadunud. See võib tähendada vaid üht. Siis ju peaks teda otsima minema. Kokku ei viitsi. Kokku ei viitsi. Kus te lähete? Kuulsite ühdis ju uhuu, lähme teda otsima. Tulge nüüd! Ma ütlesin puud taga. Habe sulle. Mul ei kasva. Kitse võts. Jank, noh. Kuule, sa jäid päris mõnuga seda maad. Alguses ma nägin, et panid teelt nagu mööda. Ja siis ma karsin, siis tulite mõtlesin sisse. Me jooksime, me tegime 2.